Minu nimi on Toomas Andres Põder, ma olen Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja. Mõne sõnaga sellest, mida süstemaatiline teoloogia endast kujutab ja mida on selle nime all võimalik õppida. Süstemaatiline teoloogia küsib selle kohta, mida tähendab kristlik usk ja kristlik elu. Ja seda teeb ta niimoodi, et tähelepanu keskpunktis on meie tänapäevane elutegelikkus, meie siin ja praegu, meie iseenda elu olevik, meie maailma, meie ühiskonna olevik. Samas seda proovitakse mõista ja hinnata selle valguses, mida ütleb meie oleviku kohta või kuidas paistab meie olevik Jumala suhtes Jumala tegutsemise ja tõotusega, kuidas paistab meie elu olevik ühenduses kiriku õpetusega, piibli tunnistusega. Ja need erinevad märksõnad on sellised, mis tekitavad muidugi omakorda küsimuse, milline on nende omavaheline suhe ja millises tähtsuse järjekorras nad on. Ja see on üks asi, millega süstemaatiline teoloogia tegeleb. Selgitab seda, millises suhtes on omavahel Jumala elav tegelikkus, tema kõnelemine, kiriku õpetus ja traditsioon, pühakirja tunnistus, Jeesus Kristus, tema isik, elu, surm ja ülestõusmine. Ja nende täpsustuste ja selgituste valguses, nagu ma ütlesin, küsimine selle kohta, mida tähendab kristlik usk ja elu tänases päevas, kuidas see suhestub muude ühiskondliku elu dimensioonidega, muude elunähtustega ja veel kord, nagu ütlesin, mitte siis lihtsalt selle praegu kehtiva absolutiseerimine, vaid selle praegu kehtiva hindamine ja muuta laskmine elava Jumala kõne ja tema tegelikkuse valguses. Ja nõnda võib ütelda, et tegelikult süstemaatiline teoloogia on üks väga praktiline ja praktilise suunitlusega ettevõtmine, mis püüab meil aidata kujundada meie endi teoloogilist arusaamist ja hindamisvõimet. Ja seda aitavad Usuteaduse Instituudis teha minu õppetoolis mitmed juhtivad vanema ja noorema põlvkonna õppejõud. Ja kes soovib, kutsun üles Usuteaduse Instituudi kodulehel vaatama rubriiki Usuteaduskond ja selle all alarubriiki Süstemaatilise teoloogia õppetool, kus ilusasti liigendatuna leiab igasugust asjasse puutuvat lähemat informatsiooni, kaasa arvatud mõningaid ettekandeid, salvestusi. Olete teretulnud külastama nii kodulehte, aga eelkõige muidugi ka Usuteaduse Instituuti ennast.